Tere! Kui sa avasid selle video, siis mina usun, et sellel on mingi põhjus, kindel põhjus. See video pidi jõudma sinuni. Saame tuttavaks. Mina olen koolitaja ja kogemusnõustaja Marita Reismaa. Ja ma tahan tutvustada sulle ühte suurepärast võimalust. Nimelt 15. 17. juunil saab alguse üks väga põnev enesearengu grupp, mille teemaks on minu sisemine laps. Kui sa ei ole varem kuulnud, kes või mis on sisemine laps, siis ma tutvustan seda lühidalt sulle nõnda. Sisemine laps on väike mina, kes elab meie sees. Seesama tüdruk-poiss, kes oli pisikene, armas 5-6-aastane, jooksis ringi, mängis, naeris ja elu oli väga ilus. Taevas oli sinine, muru oli roheline, kõik mänguasjad olid vahvad. Seesama sina ise lihtsalt pisikesena. Täna oled sa kasvanud suureks ja meie sees on sageli see sisemine laps ikkagi alles. Sisemine laps on hästi loov, hästi mänguline, hästi rõõmus, hästi emotsionaalne. Ja vahel, tegelikult üsna sageli, kanname me kaasas mingisugust emotsiooni, mis on meile raske, mis rusub meid. Kellel on see kurbus, kellel on viha, süü, häbi, kõik selline trots ja me kanname seda kaasas. Ja see tuleb meie täiskasvanud ellu. Tekivad situatsioonid sõprade, lähedastega, kolleegidega, armsate kaasadega ja ikka me tunneme jälle ja jälle seda valu, seda tunnet ja see ei lase meil olla. Ma julgen sulle öelda, et need olukorrad ei ole peamised põhjused. Need on triggerid, need nupud, millele minnakse pihta, mis käivitab taas selle tunde. See tunne on kujunenud meis välja tegelikult juba varaselt. Võib-olla noorukeas, võib-olla päris lapseeas. Ja me kanname seda kaasas. Sest meie vanemad, kes pidid meid kaitsma, toetama, armastama, hoidma, neil jäi see millegi pärast tegemata. See auk, see tühimik jäi meisse ja see on siiani meis. Täna on meie vanemad vanad, võib-olla lahkunud, aga meie oleme suured. Täna on meil täiskasvanud minal võimekus seda vajadust, seda tühimikku täita. Ja selles grupis me loomegi kontakti oma sisemise lapsega. Vaatame tema vajadusi, tema tundeid ja õpime neid siis rahuldama. Luues kontakti, luues sellist harmoonilist sidet, et olla tema jaoks olemas ja mõista, miks ta tunneb nii, nagu ta tunneb. Ehk siis tulemuseks võiks olla see, et sul on väga hea suhe enda pisikese minaga. Ja sa mõistad teda. Ja kui ta jälle tõstab sinu sees pead, tahab jonnida, nutta või tahab lihtsalt tunda seda armastust, siis sul tekib see võimekus, oskus seda talle pakkuda. Ja siis oled ka sina suure minana palju rahulikum, palju ennast tundvam, mitte reageerivam ja tead, miks sa tunned nii, nagu sa tunned. Aga nüüd natukene grupist. See grupp saab alguse juba juunikuus. Ja ta saab alguse 2 kohas, nii Tallinnas kui ka Harjumaal. Nii et sa saad vaadata, kumb sulle mugavam koht on. Juunikuu 15. 17. on need kuupäevad. Üks Harjumaal, Kose vallas, teine Tallinnas. Nii et ole hea, kui see teema sind kõnetab, vaata siia video alla, sa leiad siit rohkem infot. Loe, mõtiskle ja kui sa tunned, et sa tahad oma pisikese minaga rohkem tuttavaks saada, siis oled väga oodatud. Aga mina tänaseks lõpetan. Ma soovin sulle imelist, harmoonilist ja päikselist suve ja võib-olla kohtume siis enesearengu grupis Minu sisemine laps. Hei hoo, kaunist suve!